Kes on juute investorid? Alguses olime ainult me ise, siis meie sõbrad, siis mõned meie sugulased, tuttavad, kuni me tegime esimese võlakirja emissiooni. See oli Eesti võlakiri, see on tänaseks tagasi makstud ja pardale hüppasid esimesed institutsioonid. Eestist me liikusime edasi Frankfurti, pardale hüppasid ainult institutsioonid, see tähendab sellised ettevõtted, fondihaldurid, perekonnaettevõtted, kes paigutasid meisse võib-olla 500 000 kuni 1 000 000 eurot korraga. Ja nüüd me oleme tagasi Eestis, me jääme edasi Frankfurti, aga me oleme tagasi Eestis mõttega, et meie investor võiks olla ka täitsa tavaline inimene, kellel on raha üle ja kes tahaks selle panna enda heaks tööle. Mis on investeering? Võlakiri on selle poolest kihvt, et seal ei ole väga palju mis, kui, kuidaseid ja mikse. Võlakirja puhul on teada, kui palju me oleme võlakirja eest võlgu, mis kuupäevaks me peame võlakirja välja lunastama, mis kuupäevadel me peame tegema intressimakseid ja kui suured on need intressimaksed. Kõik on selge sendi ja kuupäeva täpsusega ja sellepärast mulle endale võlakiri väga meeldib. Ühelt poolt ettevõttele endale annab see ettemääratuse. Me teame, mida me peame saavutama, et võlakirja teenindada. Teistpidi investorile annab see kindlustunde, ta ei pea arvama, mis kuskil mujal midagi juhtub või milliseid lugusid talle räägitakse. Näiteks 7. augustil on meil Frankfurdi võlakirja järgmine intressimakse ja me peame välja maksma 3,5 miljonit eurot. Sidelõpp.